That was Japan in our jazz final. Mis muljet tekivad? Suur lahti. Mul ka. Mis veel? Kui sa vaatad seda nagu, me näeme seda tehnilist füüsilist võimekust, see on nagu täiesti mind-blowing ja minu meelest on see mind-blowing just, et nad teevad kõik. Et see ei ole see, et meil on nagu võib-olla 5 või 6 nii tügalat tantsijat, aga nad on kõik nagu nii sünkroonis, nii puhtad, nii võimekad. Aga mis veel? Kui sa vaatad nagu stilistiliselt, jätad tripid kõrvale, mis seal on nagu veel? Märksõnad? Näiteks need joonise vahetused pluss see, et nagu neid gruppe oli nii palju, kes samal ajal tegid midagi ja siis see kõik järsku mingi hetk muutus nagu üheks. Ühesõnaga see jooniste vahetus. Lavastus oli nagu hästi mitmekülgne, hästi kiire ka, et nad malaruudus, ma ei tea, võib-olla 4 lööki seal, nad pööravad tegid just malaruudus, et see oli ka mingi crazy set seal. Ja hästi-hästi tiheda lavastusega ja mina ütleks kohe, et on mega musikaalne. Kõik nagu nüansid muusikas on kasutatud, absoluutselt kõik. Ja sinna, kui sa kuulad seda nagu lugu, siis see ei ole ju originaalne, et piirionid on nagu mega tekstuurne, et ilmselt seda on miksitud ka selliseks, et seal oleks neid nüansse, mille peale lavastada. Ja siis see rütm, nad ei tantsi nagu seda, mis me enne rääkisime, et seda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, seda ei ole. Et kui sa isegi vaatad iga tantsija seda koreograafia nagu partiid eraldi, siis tema partii on ka juba mega rütmiliselt variatiivne. Et see on minu meelest ka üks asi, mis väga nagu, mis ongi džässi stiilile iseloomuline, mida siin on nagu hiljem näha ka, mis töötab. Midagi veel? Meeldib muidu või? Vaadata.
kui siin on nüüd midagi, millega sina ei nõustu, siis see on ka väga hea. Et selles mõttes vaata, mis siin sinu nagu kogemuse ja tunnetusega üldse resoneerub. Ja võta siis see, mis sa tunned, et millest on abi. No sellest me kindlasti ei vaidle, et soojendusi me alati teeme. Minu soojendus on vähemalt pool tundi tavaliselt, eriti edasi näitsetel, kui mulle tundub, et kiiremini vist ei saa. Et täna me tegime ka siis niimoodi, et me tegime kõigepealt keha soojaks stiilipõhise liikumisega. Seda me tegime. Tegime kõigepealt isolatsioone. Isolatsioonid olid need pead, õlad, veel puusa need, mis me tegime väiksed ringikesed, on ju, rinnaku need asjad, on ju, see kõik ongi isolatsioonid. Isolatsioon siis ühe keha osa põhimõtteliselt liigutamine, on ju. On see ringselt või küljel oli täpselt nii, nagu meil vaja on. Tihti, kui on mul ees näiteks koreograafias mingid, seesama kuus, on ju, ma teadsin, et sealt tuleb see kuus, siis ma teengi suga selle enne nagu läbi, et keha nagu, koordinatsioon nagu harjub ära selle liikumisega juba. Et ma toon kogu tunni selle sisu, mida ma tahan pärast asja teist, ma toon sinna algusesse mingil moel välja. Kõike muidugi ei jõua, aga mingid elemendid toon alati sinna välja. Siis üldfüüsiline ettevalmistus, just selleks, et kui meil on juba väga tehnilised elemendid, me vajame seda, et meie keha, meie kerelihased, meie jalad oleksid valmis neid asju sooritama. Ehk et siis täna me tegime megakiire, on ju, tegime plangus seal paar tõstet ja mõned need supermanid
korraks nagu selle pea vastu ära viima, et pärast ta saaks sinna minna. Ja siis potentiate, et siis ma nagu valmistun nii-öelda erialaseks soorituseks. Kuna see teooria ei ole tantsust, on ju, siis see potentiate on võib-olla kõige keerukam nagu koht. Et muidu, kui me mõtleme, ma ei tea, tõkkejooksjate peale, siis nemad teevad kõik selle esimese osa nagu üsna sarnaselt isegi nagu meie, aga siis potentiate'id hakkavad tegema nagu tõkkejooksule sarnaseid asju. Okei, ma tegelikult tõkkejooksust tean nii vähe, praegu see oli jube halb näide, aga noh, et need hakkavad nagu, noh, seda tõuget võib-olla
see on mul väga sihuke südamelähedane teema, see õige treeningikeetus. ja siis koreograafia teema lõpetuseks veel, jah, siin ka üks selline mõte, et see loo jutustamine tantsus, et vahel meil on mingi lugu, mis algab kuskilt ja siis areneb ja siis jõuab kuskile, et see nagu ei ole võib-olla chill jazzis see nagu number 1 ja üldse jazzi stiilis ka, ta ei ole nagu see number 1 eesmärk, aga see ei ole nagu valmistatud. et seal võib olla see teema areng, aga ei pea tingimata, ta võib olla lihtsalt väga efektne nagu show, nagu show'deks number on ju. et nagu ma ütlesin, jazz on väga nagu rahvale, väga väljapoole ja see meelelahutuslik efekt võib tulla nii sellest karakterist ja energiast ja sellest muusikast ja kõigest kui ka sellest loost on ju. et nii, kuidas parasjagu tundub inspireeriv. Küsimusi? On päris kiire olnud oma jutuga. Küsimusi? Okei, ärge küsige, ma näitan teile siis ühte hoopis teistsugust näidet. See on siis nagu sama, selle Jaapani järel siis teine koht sellel samadel maailmameistritel. Tagasi. ja siis jälle võtta seda riiklikkust või erinemise džässi võib-olla. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud. He opens his mouth, but the words won't come out. He's choking now. Everybody's choking now. The clock's run out. Time's up. Over. Like, snap back to reality. Up there goes gravity. So yeah, he knows. He won't have it. He knows. He won't have it. He knows. His whole ass is close. He don't
That was USA in Jazz Finals.